Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, kutsutud külalised, ma avan komisjoni koosoleku siis Eesti Energia hiljutiste otsuste ja olukorra arutamiseks ja kohale on palutud siis Eesti Energia nõukogu esinaine proua Anne Mere, Eesti Energia juhatuse esimees härra Andrus Tureiko, Tallinna börsi juht härra Kaarel Ots, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees härra Kilvar Kessler ja Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler, kes siis omanikupoliitikat esindab või kujundab, härra Kaur Kajak. Ja ma annaksingi alul sõna lühidalt siis härra Tureikole, et rääkida, millises seisus praegu Eesti Energia on, kas nende uudiste valguses, et mis tingis siis Eesti Energia reitingu alandamise, et mis need põhjused olid siis tegelikkuses siin veidi aega tagasi siis B2 BB+ tasemele ja mis tingis siis ka otsuse siis teha pakkumine tütarettevõtte Enefit Greeni siis vähemusaktsiate börsilt tagasi ostuks. Ja milline siis Eesti Energia vaates praegu ka energiapoliitiliselt nii-öelda siis riigi energiapoliitikas, milline see Eesti Energia strateegia on. Tere Tureiko, olge hea. Aitäh ja tere hommikust. Küsimuses oli kokku pandud siis kaks eraldiseisvat probleemi, võib-olla jah, kaudselt võib neid siduda, siis reitingu kaotus ja teine on siis energia tootmis- ja müügiportfelli terviklikkus, et võib ühest teise tuletada. Reitingu probleem, siis, mis siis Standard & Poor'si poolt meil alandati, see on siis üks reitinguagentuur, teine reitinguagentuur Moody's siis hoiab meil investeerimisjärku reitingut, et siin on siis nii-öelda selline väike duaalsus, et kuidas seda tõlgendada, oleme seal väljavaate ja reitingu poole pealt siis nii-öelda kahe vahel, loomulikult see meeldiv ei ole. Selles reitingu muudatuses olid ka ära toodud siis põhjused, et ehk väljavaade terve Eesti Energia kontserni võimele teenida siis kasumit ja teine on siis investeerimismahtudele ja laenukoormusele, et need on need põhilised põhjused, et meil on väga kõrge laenukoormus, meie investeeringute tulukus siis tervikuna, ma ei räägi siin nüüd Greenist või sellest, on väljakutse. Seda me näeme siis varade poole pealt, tootmisvarade poole, põlevkivienergeetikas meil on väljakutsed ja me tagame ka reservvõimsusi, mis on siis nii-öelda tänasel päeval lahendamata ka siis selle tasu poole pealt. See töö on käimas, loomulikult sellega me tegeleme. Ja siis teine pool sellest vaatest, mis tingis siis ka Enefit Greeni vabatahtlik ülevõtu pakkumise teostamise, on siis see, et meie Baltikumi suurim müügiportfell ei ole kooskõlas siis täna tootmisportfelliga ja tootmisportfell on fragmenteeritud, taastuvenergia tootmisvõimsused ja juhitavad võimsused ei ole ka ühes portfellis. Ja selle integreeritud energiaettevõtte loomine ja selle nii-öelda konkurentsivõime tõstmine olid põhjused siis vabatahtlik ülevõtmispakkumise tegemiseks. Teine pool sellest on siis see, et ka taastuvenergia investeeringud, mis on siis Eesti energia majanduses vajalikud tänasest energiaolukorrast teha, siis kontserni poolt need on täna piiratud, me ei ole võimelised rohkem investeeringuid tegema ja see olukord on vaja lahendada, see siis tingis vabatahtlik ülevõtu pakkumise, ehk meie eesmärk on moodustada terviklik energiaportfell ja kasutada seda siis meie müügiportfelli vastu, et täna on seal administratiivsed piirangud, mis seda teha ei võimalda, meie konkurendid liiguvad teises taktis ja see on siis see põhjus, miks me oleme tänases olukorras. Et eile siis vabatahtlik ülevõtu pakkumine algas. Loomulikult aktsionärid teevad oma otsuse, aga meie eesmärk on siis taastada riigile kuuluva kontserni investeerimisvõimekus, mis täna on piiratud ja see on siis üks samm selles suunas. Ja reiting on siis pikema vaate küsimus. Oleme küsinud ka kolmanda reitinguagentuurilt hinnangu sellele, et see on siis tulemas, siis me näeme, et millises seisus finantsiliselt me oleme. Me suudame oma igapäevast tegevust hoida korras, teenindada laene, et selles mõttes meil finantsprobleemi ei ole, aga investeerimisvõimekus on vaja lahendada ka Eesti energeetika ja energia hinna vaates õige pea. Sellega me tegeleme.
Et loodan, et see vastus oli ammendav. Aitäh. Ma annaksin võib-olla järgnevalt sõna proua Anne Merele, nõukogu esinaisele, et mis see nõukogu vaates, kui nüüd hinnata ka tagasi ostu Enefit Greenile, et kas ärilises vaates oli toonane otsus börsile mineku kohta ettevõtte poolt, oli ta põhjendatud, siis 3 aasta tagune, ja et mis oli neid nii-öelda toonase teadmise järgi ja kas oli mingid siis piiranguid börsil oleval ettevõttel oma kasumlikkuse maksimaalseks realiseerimiseks turul seoses sellega, et oldi börsiettevõtte. Olge hea, proua Mere. Jah, aitäh küsimuse eest, et eks energiaturg on viimaste aastate jooksul väga kiirelt muutunud ja õige konkurentsivõimelise mudeli, nii-öelda ärimudeli otsimisega oleme nii-öelda pidevalt tegelenud, et see, kas öelda, et need aastaid tagasi tehtud otsus Enefit Greeniga turule nii-öelda tulla oli õige või vale, et ma arvan, et iga otsus on tehtud omas ajas ja parima äranägemise järgi. Et selles mõttes praegu oleks oluline ikkagi keskenduda tulevikule ja sellele, et teha Eesti Energia konkurentsivõimelisemaks, tugevamaks kontserniks, et me suudaksime siis ühest küljest nii-öelda pakkuda varustuskindlust, energiajulgeolekut, teisest küljest siis nii-öelda omalt poolt panustada ka energia hinna mõistlikumaks muutumiseks ja hinnatippude vähendamiseks. Et selles mõttes mul on hea meel, et me oleme täna jõudnud nagu selgusele, et mis aitab Eesti Energiat selles suunas liikuda ja üks esimene samm ongi siis selle vabatahtliku ülevõtu pakkumise realiseerimine. Et nüüd ta läks eilsest käima, et eks siis näis, mis aktsionärid otsustavad, aga igatahes see on nagu väga selge samm juhatuse poole pealt ja nõukogu toetab seda 100%. Selle teemalised arutelud, kuidas konkurentsivõimet parandada ja mis on see parim ärimudel, algas tegelikult eelmise aasta peale suve, et juba augustikuus oli see teema meil päevakorras, ja see siis järjest nii-öelda formuleerus konkreetsemaks ja siin me siis täna oleme. Et selles mõttes jah, ma usun, et tulevik selles mõttes saab olema meil kindlam ja parem. Võib-olla läksime vastusega nüüd laiaks, aga... Vastus oli väga arusaadav. Et ma esitaksin härra Korkäkule küsimuse, et riigi omanikupoliitika vaates, et kas omaniku vaates, kui teie nii-öelda kujundate omaniku ootusi, ka nii-öelda siis suhtlete kontserniga, et kas see reitingu langus oli omaniku vaates ette prognoositav ja kas reitingu langus teie hinnangul omaniku vaates oli tingitud ka mingitest omaniku otsustest? Kui me räägime Eesti Energia... aitäh. Kui me räägime sellest, et mis olid restruktureerimise ajendid ja põhjused, siis kindlasti olid põhjused teised. Tegelikult kõige suurem põhjus oli see, et investeerimisvõimekuse puudulikkus tänases olukorras, siis oli ka vähene kasumlikkus ja kui me vaatasime tegelikult dividendi pikaajalist prognoosi, siis sellises olukorras tegelikult ka dividendi võimekus maksta oleks ajas vähenenud. Nii et mis põhiline oli see, et Eesti Energia hind tarbijale ei olnud enam konkurentsivõimeline. Kui me vaatame siin meie regioonis olevad elektrienergia pakkujad, siis Eesti Energia hind oli üks kallimaid. Nii et need olid peamised põhjused. Kui küsimus on see, et kas reitingu langus oli oodatav, siis vastus on, ma ei tea, aga vähemasti me ei oodanud seda. Et me lootsime igal juhul parimat, et mingis mõttes oli ikkagi üllatav, et see reitingu langus sellisel moel
moel tuli ja me ütleme nii, et kui see reitingu languse teade tuli ja olime meie juba ju protsessis, et Anne ütles, et küll augustis hakkas, mina mäletan, et oktoober-november hakkasid need arutelud pihta ja meil oli selline, kui me olime seal teelahkmel erinevate variantide kaalumisel, siis me otsustasime, et võtame ka, tähendab siis nõukogu tookord otsustas, et andis juhatusele korralduse, et tellida välisanalüüs. Välisanalüüs sai valmis märtsi alguses. Või tähendab, reitingu langus tuli umbes enam-vähem samal ajal vist, seal oli mõned päevad vahet, et kui reitingu langust ei oleks tulnud, oleksime tegelikult vähemasti, ma arvan, et juhatus oleks nõukogule teinud täpselt samasuguse ettepaneku ja nõukogu üldkoosolekul täpselt samasuguse ettepaneku. Ja aitäh, ja härra Ots, kui annaksin teile sõna, et kuidas teile börsijuhina te vaatate selle otsuse mõju, ütleme siis meie kapitaliturule ja ka nii-öelda siis börsi siis tegevusele ja atraktiivsusele, et on siin mingisugust mõju sellisel moel? Või on see kuluneutraalne mõju nii-öelda siis ka majanduspsühholoogilisse protsesside mõttes? No see on, aitäh. See on päris lai küsimus. Ma hakkan natukene tagantpoolt pihta, aga ma luban, ma teen kiiresti. Kommenteerides seda otsust Enefit Green börsile viia. Nüüd ma ei tahaks minna siin ärimudelitesse, et sellest räägivad ettevõtte siis juhid ja nõukogu, aga vaatame, kuidas see siis õnnestus, IPO või avalik pakkumine. Konkurentsitult kõige edukam avalik pakkumine kogu Baltikumis ajaloo vältel. Tõenäoliselt see 60 000 millegagi investorit on mingisugune maailmarekord, kui keegi mõõdaks neid. Nõudlus, kui palju siis raha taheti anda, ma ei räägi ainult jaeinvestoritest, aga ka siis välisinvestoritest oli ju umbes 500 miljardit toona. Ja need eesmärgid, mis seati, et luua oma inimestele võimalusi, pensionifondidele võimalusi, tuua siia riiki, regiooni välisinvestoreid ja muuta ettevõtte juhtimine läbipaistvamaks, ma arvan, kõik need täideti. Nüüd see, et selle ettevõtte ärimudel täna ei tööta, ma arvan, et börs ei ole siin kuidagi nagu süüdi, nagu on siin keegi kommenteerinud. Sest kui me mõtleme, mis on börsi funktsioon, üldse börs on kauplemisplats, mille kaudu on võimalik kaasata raha, mis pakub ettevõttele lisaks sellele nähtavust, usaldusväärsust ja tuntust. Ja vastu me küsime lisaks kvartaalsetele maksetele läbipaistvust. Ja kui see läbipaistvus nüüd segab uut ärimudelit, siis ma saan sellest aru. Aga ega väga palju mingisuguseid takistavaid tegureid mina küll ei näe sellel. Kui me vaatame pilti laiemalt, siis Enefit Green oli kõige suurem ettevõte Tallinna börsil. Ta on siiamaani kogu Baltikumi turul üks suurematest, siis loomulikult seda mõju on raske kuidagi alahinnata, eriti arvestades seda, et põhiline teema, millest räägitakse meie regiooni vaadates on madal likviidsus, väiksed ettevõtted. Ja kohe, kui sa võtad ühe sellise, ütleme isegi sellise 500 miljonilise ja ülespool ettevõtte sealt ära, siis see on hoop. Ma ei räägi meie kauplemiskäibest, ma räägin lihtsalt sellest, et nii fondidele, kohalikele kui välisfondidele lihtsalt on neid variante vähem laua peal, mis tähendab seda, et ka teistele ettevõtetele, kes siin turul toimetavad, neil on vaja lihtsalt teha nüüd ekstra pingutusi selleks, et ennast nähtavaks teha nendele ettevõtetele. Ja loomulikult selline geopoliitika viimastel aastatel ei aita selle ka kuidagi kaasa. Et kodanikule ma loodan loomulikult, et need sammud siis toovad soodsama elektri päeva lõpuks, aga kui ma panen nüüd selle börsijuhi mütsi pähe, et siis on see, ma arvan, see efekt on kindlasti neto negatiivne. Selge, ja ma annaksin sõna härra Kilvar Kesslerile, et ega meie siin komisjonis ei aruta selle IPO läbiviimise
nii-öelda niisugusi õiguslikku raamistikku ja neid asju, see ei ole nagu meie fookus, me arutame nii-öelda siis majanduslikku ja ka riigieelarvele ja riigi varade valitsemisele tulemuslikkust, aga kas teie, härra Kessler, võite omalt poolt kinnitada, et see, mis on nüüd tagasiostmine, on kõik siis vastavalt reeglitele on aset leidnud, majanduslikku kvaliteeti seda ettevõtte hindab ise, eks ole, arusaadavalt. On teil anda komisjonile tähelepanekuid selle siis käivitunud tagasiostupakkumise kulgemise kohta? Aitäh, hea erikomisjon ja teised osalejad. Hea meelega, ma loodan, et mind on ka kuulda, et hea meelega oleks seal koha peal, aga tööülesannete tõttu olen Frankfurdis, et meil Euroopa Keskpank tunneb väga huvi Finantsinspektsiooni kogemuse vastu, mis puudutab riskipõhist finantsjärelevalvet. Nii et meil on täna terve tööpäev sellel teemal siin, aga õnneks ajavahe tõttu ka see komisjoni istung just hästi sobis, nii et siin hotellitoas suhtlen teiega. Nüüd järjest hakates rahti nii-öelda rullima seda vastust, siis Finantsinspektsiooni roll sellistel juhtumitel tegelikult on kahene. Esimene asi on kooskõlastada ülevõtmispakkumise prospekt ja seal siis meie ülesanne seisneb selles, et me peame veenduma, et prospekti sisu vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, et need infopositsioonid, mis õigusaktidega on nõutud, oleksid prospektis kajastatud ja et see prospekti tekst oleks arusaadav, lihtsalt öeldes ilusas emakeeles. Ja kui see nii on, seal on mõned täiendavad elemendid veel, siis me kooskõlastame ülevõtmispakkumise ja seejärel see ülevõtmispakkumine võib käivituda. Me kooskõlastasime antud ülevõtmispakkumise esmaspäeval, 7. aprillil ja 8. aprillil siis käivitus. Ja. Nüüd see on üks roll finantsjärelevalves. Me ei hinda vabatahtliku ülevõtmispakkumise puhul ei seda hinda ega kogu seda majanduslikku otstarbekust, millest siin Enefit Greeni näitel ka eelnevalt juttu oli. Nüüd teine aspekt. Finantsjärelevalve väärtpaberiturgude valdkonnas hoolitseb selle eest, et teostab järelevalvet selle eest, et iga börsi emitent siis käitleks oma siseteavet vastavalt õigusaktide nõuetele. Ja hoolitseb selle eest, et turu kuritarvitusi sooritataks või kui need on sooritatud, siis tegeleb nende uurimisega. Turu kuritarvitus üks on ka siseteabe väärkasutamine, ma räägin sellest kõigest lähemalt. Ja kui sellised elemendid turukuritarvitusest esinevad, siis ka koostöös prokuratuuriga vastavalt kriminaalmenetluses siis selgitame need asjaolud lõplikult välja. Nüüd ülevõtmispakkumiste puhul, milles seisneb see nii-öelda riski olemus siis finantsjärelevalve või väärtpaberijärelevalve vaatest? Vaadake, ülevõtmispakkumine alati tehakse teatud preemiaga. Ehk siis võrreldes aktsia kauplemishinnaga börsil tahab ülevõtja saada ikkagi mingit teatud osalust ja seetõttu ta ülevõtmispakkumise hinna tõenäoliselt teeb kõrgema, pakub kõrgema. See tähendab seda, et see, kes teab, et see ülevõtmispakkumise hind saab olema kõrgem, aga see info veel ei ole avalik. Kui ta ostab odavama hinnaga aktsiad kokku ja hiljem neid siis ülevõtmise käigus kõrgema hinnaga müüb, kasutab ära võrreldes teiste aktsionäridega informatsioonilise eelise. Seda siis nimetatakse, on üks siseteabe väärkasutamise vorm. Ja seetõttu väärtpaberi järelevalvajate huviorpildis reeglina on kauplemine teatud perioodil enne seda, kui ülevõtmispakkumine saab avalikuks. Nüüd teine sellele peegelpildina korrespondeerub, et ülevõtja ja loomulikult ka sihtemitent peavad hoolitsema turu kuritarvituse määruse kohaselt selle eest, et siseteave oleks nii-öelda hästi käsitletud. Kontrollitud, et suvaliste isikute ringideni jõuaks siseteavet, et minimeerida turu kuritarvituse riski. Nüüd see teine pool, kui esimene pool ülevõtmispakkumise kooskõlastamine on tänaseks nii-öelda möödas, siis teine pool ehk turu kuritarvituse uurimine, tavaliselt see käib nii, et laseme ülevõtmispakkumise rahulikult ära toimuda ja siis hakkame vaatama. Faktid on sündinud, eks ju, need ei kao kuhugi. Hindame kauplemist, käibeid, eks vaatame, kes on insiderid, kuidas nende tegevus on olnud. Ja need protsessid on väga töömahukad, eks. Osa saab automatiseerida, osa
protsessidel on abiks meil turuosalised, sealhulgas Kaarel Otsa juhitud finants- või börs, ütleme antud juhul, aga mitte ainult, vaid ka börsimaaklerid on kohustatud meile teavitama, kui neil on kahtlused turu kuritarvitusest. Neid inglise keeles nimetatakse storideks, ehk siis kahtlaste tehingute raportiteks. Ja ka nende pealt me siis neid hindame ja siis kujundame oma lõpliku hinnangu. Tavaliselt sellise üks keskmise keerukusega siseteabe väärkasutamise uurimine võtab umbes 6 kuud, isegi rohkem. Nii et need on sellised töömahukad protsessid, aga kokkuvõttes jah, perioodid enne ülevõtmispakkumisi on sensitiivsed ja on väärtpaberi järelevalvajate huviorbiidis. Selge, aga siis tundub, et kõik on selge. Läheme võib-olla mõned küsimused siis veel on, et ütleme. Härra Tureiko, kui praeguse olukorras oleme, et mis siis turul tegelikult muutunud on, kui me räägime nüüd võrreldes selle, nii-öelda sellega, kui mindi börsile, et kas siis Enefit Green eraldi ettevõetuna, kui nüüd Eesti Energia ei oleks sinna, praegu ei ostaks börsilt tagasi, kas see, mis teda Enefit Greeni saatus siis sellisel oleks ta investeerimisvõimeline siis? Et mis tegelikult siis praktiliselt, kui me räägime, et Eesti Energia kontserni seisundit see parandas, miks näiteks ei valitud tagurpidi teed, sest laual oli minu teada ka ju valitsus on arutanud hoopis äraspidist loogikat, et Enefit Greeni hoopis täiendavalt siis osa võõrandada, et minu teadmise järgi Vabariigi Valitsus oli, vähemalt arutas hoopis seda varianti, et nüüd nagu valiti äraspidine käitumisloogika. Mis tegelikult, kuidas? Vabandust, härra täpsustab, mida 15. veebruar 24 tehti? Vabariigi Valitsus arutas Enefit Greeni teise osa börsile viimist. Ja kui suur see teise osa protsendinumber oli, mida arutati? Pange palun mikrofon sisse ja või vabandust, teil on sees. Et 15. veebruar 24 arutas Vabariigi Valitsus kabineti istungilt Enefit Greeni teise osa börsile viimist ja milline oli siis valitsuse kabineti järeldus sellest? Ei, ta palub analüüsida Enefit OÜ pidada otstarbekas Eesti Energia aktsiaseltsi kontserni kuuluvat Enefit Green aktsiaseltsi aktsiate täiendavaks müügiks börsil ning Enefit OÜ börsile viimine memorandumist toodud mahus ja ajagraafikut siin ei olnud, aga minu mäletamist mööda oli see, et analüüsida ja tulla sellega 2025 uuesti kabinetti. Nii et, aga kelle ettepanek siis toona valitsuskabinetil oli? See oli siis Rahandusministeeriumi ettepanek. Et Rahandusministeerium tegi 15. veebruaril 24. aastal hoopis ettepaneku valitsuskabinetile, et pidada mõistlikuks Enefit Greeni, ette nähtud ajakavas Enefit Greeni teine osa viia börsile. Täiendav osa. Täiendav osa, jah, selles mõttes. Ja valitsuskabinet toetas seda, aga mis ajagraafik oli siis 24. aasta veebruaris, millega oleks pidanud minema omaniku ettepanekul, Rahandusministeeriumi ettepanekul Enefit Greeni siis teise osa, täiendava osaga börsile? Ma jään täpse vastuse võlgu, mul ei ole teda praegu siin, ma võin hiljem seda saata, Mart võib-olla mäletab ka, minu arust oli 2025 kevad oli see. Nii. Küsimusel mulle alguses vist, ma ei taha Mardile vahel. Ja, aga nüüd see arenes, härra Kajak inspireerivad sekkus. Härra Võrklaev toonase rahandusministrina oskab anda informatsiooni ja siis härra Tureiko vastus. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis minu meelest kabinet tegi ikkagi otsused Enefit viia täiendavalt börsile ja ettevõte hakkab seda ette valmistama, enam eraldi minu teada valitsusotsust selleks vaja ei olnud. Ja see, kuidas ettevõtte börsile liigub, seal ongi see loogika, et millal on kõige parem aeg börsi vaates, millal on ettevõtte valmis ja nii edasi, aga põhimõtteline otsus sai minu mälu järgi tol hetkel tehtud. Ma siis vastan alguse küsimusele ka, et mis siis on muutunud, alustame sellest. Ja siin see ajalooline fakt tuli, et 2 aastat olema selle ettevõtte erinevate probleemidega tegelenud ja üks neist oli ka siis see, et see valitud suund minna raha kaasama börsile, ehk börs on siis nii-öelda turuplats, kus me saame lisaraha, 175 miljonit raha kaasati sel hetkel, kui ta börsile läks. Ma nii palju ütlen veel, Eesti Energia on ka
täna Londoni börsil noteeritud oma hübriidvõlakirjadega, seal oli raha pakkumine 1,6 miljardit, 3 korda suurem kui siis selle puhul, et see nii-öelda turuplatsid töötavad väga hästi, küsimus on ettevõtte võimekus siis selle rahaga teha mõistlikke investeerimisotsuseid ja raha tööle panna, et see on see põhiline küsimus. Täna me oleme siis võrreldes selle olukorraga, kus oli mõistlik raha kaasata taastuvenergia arendamiseks ja viia siis üks osa kontsernist börsile. Sellest olukorrast energiaturg, nagu ka Anne Mere mainis, on muutunud selliseks, et taastuvenergia hinnaalandused tootlikel hetkedel on muutunud tohutult suureks. See tähendab seda, et sel hetkel, kui hinnad on madalad ja on tootmine suur ja sel hetkel, kui taastuvenergia tootmist ei ole, on hinnad väga kõrged. See mudel tegelikult on see põhjus, miks me oleme selles olukorras. Loomulikult 60 000 väikeaktsionäri ja börsile mineku otsus oli strateegiliselt oluline. See, et ta nüüd 3,5 aasta pärast on küsimuse all, ei ole väga mugav teema. See oli nagu viimane võimalus tegelikult sellel minna. Et kui te ka mäletate, siis Eesti Energia on teinud vahetusi juhtkonnas selle olukorraga ehk sisuliselt ettevõte on üle investeerinud tänaseks seisuks ja meil täna ei ole võimalik investeeringutega jätkata, mida tegelikult energia arenduse seisukohalt on vajalik teha. Et see on täna olukord. Püüdsime lahendada seda erinevatel viisidel. Valikuid on päris mitmeid. Üks nendest valikutest ka härra Mart Võrklaevaga rahandusministrina oleme arutanud, et kui meil on energiakontsern ja me valisime strateegia minna üksikute osade börsile viimisega, see oli siis see, mida härra Koorg mainis, et me siis võtaksime börsile ka teiste osadega ehk Enefit AS, kes on siis jaeäri, siis meie põhiline mure täna börsile minekuga on ikkagi fossiilsed põlevkivil põhinevad reservvõimsused, mida börs ei hinda, et see on siis see põhjus, miks ka see valiti see osaline börsilt raha kaasamine teatud piirangutest tulenevalt. Ja siis ka kindlasti rääkisime võimalusest siis nagu Elektrilevit, et minna siis selle asemel, et on nagu meil konkurendid või üks konkurent, siis ütleme, teine konkurent plaanib minna kontserni tasemelt raha kaasama, minna siis tütarettevõtetelt. See tingib selle olukorra, et energia tootmisportfell ja tegevused on fragmenteeritud ja siis on nagu valik on siis see, et me lähme üksikute ettevõtetena edasi. Samas ise valides uue juhtkonna ja püüdes seda olukorda päästa Enefit Greenis, tegelikult jõudsime suve teisel pool 24 selleni, et tegelikult on väga raske seda olukorda nagu ärimudeli mõistes korrigeerida tänases olukorras. Peame tegema midagi suuremat. Loomulikult üks võimalus on ehitada Enefit Green uuesti kontserniks. See tähendaks seda, et me hakkame ehitama topelt juhitavaid võimsusi, topelt jaepüügiportfelli, mis ei ole mõistlik. Need on päris kallid tegevused, et see viis ka selle olukorrani, et see ärimudel tuleb fikseerida teistmoodi. Et see on siis see laiem põhjendus, et mis on muutunud. Ja täna me siis näeme seda ju, et jätkata taastuvenergia investeeringuid, me peame tegema olulised muutused tänases energiaportfellis ja laenude teenindamises, sest vastasel korral me järgmised 3, 4, 5 aastat ei investeeri mitte ühtegi megavatti enam tootmisvõimsustesse. See oli see olukord, mis selle tingis. Ja need kõik variandid on arutusel. Loomulikult variant, et ehitada 2 energiakontserni riigi osalusel ei ole mõistlik. Võib-olla näide, mida ma olen ka toonud, on see, et me kaasasime 175 miljonit eurot siis börsilt taastuvenergia investeeringuteks. Enefit Green umbes investeeris ligikaudu, ma täpselt numbrid taha öelda, aga circa $1 miljard selle perioodi jooksul tootmisvaradesse. Üks tootmisvara siis, mis meil on Soome ehitatud näiteks, mis ka täna juba müügis peale poolt aastat näitab nende otsuste võib-olla lühikest perspektiivi, minnes Soome turule, sinna investeeriti 93 miljonit, see on enam-vähem see raha, mida me börsilt võtsime ja täna me oleme selle investeeringuga olukorras, kus see investeering tagasi ei tule. Et need otsused on põhjendanud selle tänase olukorra, et sisuliselt me võtsime börsilt raha, panime selle Soome ja nüüd ootame, mis sellest saab. Et see on siis otsuste kirjeldus toonases mudelis. See ei ole etteheide, see on tegelikult kirjeldus täna võib-olla energiaturule, et üksik tootmisvara Soomes ilma tervikportfellita mitte kunagi ei ole tasu. Et need on need põhjused selle investeerimis kliimamuutustele ja täna turul on võitjad integreeritud tootmis- ja müügiportfelliga ettevõte, mida kahjuks Enefit Green selle hetke valiku järgi ei olnud. Et see on siis see nii-öelda põhjendus kaugemas mastaabis.
Aitäh, ma küsin härra Kojakult täpsustuseks üle, et ma saan aru, et valitsus otsustas 3 aastat tagasi Enefit Greeni mineku börsile. See oli valitsuskabineti poliitiline otsus, eks ole, siis valitsuse tasemel. Et ilmselt see ei olnud riigivaraseaduse tähenduses selle, kuna see on nagu riigi tütarühingu osade võõrandamine, ilmselt see oli siis emaühingu, eks ole, siis nõukogu pädevuses. Oli see nii, valitsus otsustas seda 3 aastat tagasi? Valitsus otsustas analüüsida. Vabandust, mikrofoni. Mitmendat korda. Valitsus otsustas seda analüüsida, ma sain praegu sõnumist et me oleks pidanud tulema 2024 4. kvartalis sellega valitsusse, aga siis meil olid juba uued stsenaariumid laua peal. Meil 4. kvartalis me olime kaasanud Eesti Energia tuleviku stsenaariumite arutelusse ka üldkoosoleku ehk rahandusministri ja arusaadavatel põhjustel me siis enam sellega valitsusse ei tulnud. Ja, nii et see tähendab seda, et 3 aastat tagasi valitsus otsustas Enefit Greeni esimene osa võõrandada, 24. aasta veebruaris... See ei olnud 3 aastat, 15. veebruar 2024. Ei, vabandust, ma räägin nüüd kõigepealt selle alma mater, selle Enefit Greeni esimese etapi osas. See oli vist 3 aastat tagasi, eks oli vist ajaliselt. Võrklab mäletab, aga ma olen 22. aastale. See oli 21 juba tuldi... 21, jah. Aga enne seda otsused olid varasemalt, jah? Jah, 21. aastal. Siis 24. aasta veebruari valitsus otsustas, et tegelikult on mõistlik minna nüüd liikuda teise osa vähemusosaluse müügiga, eks ole, kuni 49,99%, eks ole, saavutada. Oli vist see, ma ei tea, palju see oleks, 20% oleks saanud vist see. Meil tookord me ju seda protsenti öelnud, oli analüüsida ja tulla täpsemate ettepanekud 2024 4. kvartal tagasi. Ja minu küsimus on, et kas nüüd valitsus, kui Eesti Energia kontsern langetas otsuse lahkuda börsilt, kas seda valitsus otsustas ja arutas? Ei arutanud. Arusaadav. Minu küsimus härra Turoiko praeguses olukorras on, et hinnata, et nüüd seda, et meil on poliitiline agenda on 100% minna üle taastuvenergiale siis aastaks 2030 ja mis siis näeb ette röögatuid investeerimisraha, mida peaks suunama. See initsiatiiv ei ole jätkusuutlik turutingimustes, seetõttu seda riik subsideerib täiendavalt. Ütleme siis taastuvenergia oksjonite ja taastuvenergia subsiidiumide kaudu ka kehtiva õiguse järgi, andes teatud hinnapõranda garantiisid. Ja nüüd on meil olukorras, kus meil on juba praeguses olukorras on Enefit Greenil seoses, tegelik põhjus on see, et juhuelektor on ebastabiilne, sealhulgas ka oma hinnaprognoosidelt, sõltudes loodusest ja kõigist muudest nähtustest siin, eks ole. Ja nüüd on tekkinud, ma saan aru, siis sellega seoses suured riskid, et ütleme, ettevõte peab integreerima siis juhitava võimsusega koos, et seda riski hakata maandama. Mu küsimus on selles, et kas siis selline võib nii öelda, et praeguses seisus, vaatamata subsideerimisele, vaatamata poliitilisele loogikale, siis juhuelektripõhine turul nii suures mahus osalemine eraldi võetuna ei ole jätkusuutlik või? See oli ju tegelikult probleem, milleks siis püütakse tagasi minna kontserni, siis ma saan aru siis juhitava võimsuse ja juhuelektri kuidagi seal siis pakettide jagamisele või koormuste jagamisele. Jah, seda võib osa välja võtta, et küsimus on ka energia müügiportfellis ja selle teenindamises, et ma ei tahaks kuidagi öelda, et taastuvenektri juhuslikkus või siis ilmastiku sõltuvus oli see põhjus. Pigem on küsimus ärimudelis ja kiiremas taastuvenergia hinnalanguses, mida selle hetkel prognoositi. Ma nii palju ütlen veel juurde, et see 2024, mida härra Kaur Kajak tõi välja, omaniku ootuses oli kirjas Enefit Greeni aktsiate võõrandamine kuni 49%, see oli omaniku ootus, on see kirjas juba pikemat aega olnud, et selle küsimus on lihtsalt, millal selle teema juurde minnakse ja kas seda lahendatakse, et see plaan on olnud ju kaasata lisakapitali, lihtsalt küsimus on, et see lisakapitali kaasamine peaks olema majanduslikult mõistlik, et mis hinnaga seda teha suudetakse, et see oli see võib-olla selgituseks siia juurde, mis ma enne unustasin öelda. Mis ma ütlen, et loomulikult
kui me võtame täna energiaturu, siis Eesti Energial või Enefit AS-il tänase siis rahvusvahelistel turgudel töötava elektriettevõttel on kõige suurem energiamüügiportfell täna. See on circa 10 teravatt-tundi ja me ise toodame siis sellest peaaegu 3,5, et me tegeleme väga suures mahus energia edasimüügiga nii-öelda ja tegelikult konkurentsivõime tagab see, et kui sul on oma energiatootmisportfell vastu seda müügiportfelli, et see on see põhiline põhjus. Kas me räägime siin sellest juhitavate võimsuste sidumisest taastuvenergia võimsustega, jah, see on ka vajalik, sest et tuulevaikseid ja pimedaid perioode on meil küll, et see tervikportfell pluss salvestused, selle toimimise ja efektiivsus annab siis tegelikult parima tulemuse need investeeringutele. Meie põhisuund täna ikkagi alates sellest võib-olla siis 2024. aasta teisest poolest augustikuust, mida Anne mainis, ehk tegelikult me väga aktiivselt tegelesime selle olukorra lahendamisega. Valikuid oli mitmeid, aga tegelikult siis lõpuks kaalus üles see variant, mida me täna ellu viime, sest teiste variantidega oleksid olnud need olukorra parandamise perioodid palju pikemad. Nii et ütleme, ma ei tahaks tuua seost, et see tegelikult me peame vaatama tervet energiakompleksi. Meil on ka puudus juhitavate võimsuste poole pealt ja tervikinvesteerimisega ja vastu turgu me näeme neid võimsusi ei ole tekkimas, et see on siis selle valitud lahenduse põhjendus. Jah, seal on see komponent olemas, et panna kokku siis juhitavad ja juhitamatud võimsused ja et moodustada tervikportfell pluss salvestused ja need on täna kõik eraldi juriidilistes kehades. Loomulikult börsi läbipaistvus ei ole probleem, aga probleem on tegelikult selles, et kuidas tekivad kauplemise reeglid ja kuidas on võimalik see portfell kiirelt muutuval turul formeerida, et see on siis üürpõhjus. Proua Mere, mul oleks teile küsimus Eesti Energia nii-öelda kontserni nõukogu esinaisena. Et kui, ja ma eeldan, et kontsern vähemasti möönis seda, kui toonane rahandusministeerium viis selle veebruaris 24 siis tegelikult ju valitsuskabinetti, et hoopis võõrandada täiendavalt Enefit Greeni. See oli tegelikult, osad see oli tegelikult ju, või aktsiaid siis emiteerida juurde, et see oli tegelikult ju sisuliselt 12 kuud tagasi. Proua Mere, mis siis nende kuude jooksul kontserni vaates juhtus? Mis oli see otsuse muutumise punkt? Siin pidi olema mingi punkt 12 kuu jooksul. Olukorras, ja see on selles mõttes ühiskonnale väga oluline, kui poliitiline kavatsus on tegelikult juhuelektripõhiseks viia kogu meie majandusruum. Ja nüüd tegelikult selgub, et jätkusuutlik ei ole see ettevõte nüüd börsiettevõttena. Ja minu küsimus on nüüd selline, et üks küsimus on, et mis siis muutus teie hinnangul kontserni juhina? Et millal toimus see, ütleme, mitte psühholoogiline, aga juhtimise raskuspunkti pööre? Sellele pidi olema mingi praktiline, rajanes see analüüs makroökonoomilistel prognoosidel seoses turu volatiivsuse kasvuga, taastuvenergia osakaalu suurenemisega või mingil muul põhjusel? Kas see on see, mis on see tegelikult, kas on energeetikaturu põhjus? Või fiskaalne põhjus kontserni, ütleme siis raha kohustuste teenendamise mõttes. Ja teine küsimus, proua Mere, on selle kohta, kas nõukogu arutas, härra Tureiko viitas erinevatele stsenaariumidele, ka seda, et Eesti Energia kontsern võõrandaks kogu Enefit Greeni aktsiad ja kas see stsenaarium oli laual ja mis siis tingis selle, et kui see laual oli see stsenaarium nõukogul, ettevõttel, et seda stsenaarium ei kasutatud ja kas sellisel juhul, kui Enefit Green müüdakse täiesti maha praegu turuosalistele, kas see ettevõte siis läks pankrotti ja oleks ta eksisteerimisvõimeline, ütleme selles loogikas, arvestades neid kohustusi, mida on võetud ja hindade volatiivsust. Olge hea, proua Mere. Ja aitäh. Esimesele küsimusele vastus, et sellist konkreetset momenti nüüd 24. aastal, et millal oleks toimunud mingi väga mingi radikaalne muutus ei olnud, et pigem ikkagi me igakuiselt vaatasime Eesti Energia majandustulemusi, arutasime erinevate äriüksuste kasumlikkust, investeeritud varade tootlikkust, seisukorda ja siis tekkiski see arusaam, et
Enefit Greeni nii-öelda on probleemid nii-öelda investeeritud varade tagasi nii-öelda teenimisega ja sealt siis areneski see nii-öelda idee või ütleme mõte, et kuidas ikkagi tõsta kontserni konkurentsivõimet, et seal ei olnud nagu sellist, see oli see põhiline diskussioon, sest me ju igakuiselt nõukogu koos juhatusega arutab läbi majandustulemused, mis olid põhjused, mis on trendid, mis on nii-öelda aasta ennustus, et ikkagi väga selgelt majanduslik põhjus oli selle konkurentsivõime tugevdamise projekti nii-öelda sisend. Ja teine, ja see oli ikkagi pigem nagu puhtalt majanduslik põhjus ja teine vastus, et ja see arutelu siis nii-öelda konkurentsivõime tõstmise üle tõesti algas augustis, siis oli see võib-olla rohkem selline mõtete ja ideede vahetus, suundade vahetus. Härra Kaur-Kajak mainis, et konkreetselt alternatiivid tulid viimases kvartalis oktoobris. Nii see tõesti oli, aga see selgus, et meil on vaja midagi nagu muuta ja millised need suunad on, et sellest me rääkisime juba augustis. Ja arusaadavalt tegemist on ju väga suure ärimudeli muutusega, suure ettevõttega, mis tähendab, et see vajab diskussiooni, stsenaariumeid, kalkulatsioone. Nii nagu mainitud, me kaasasime siia ka kolmanda osapoole, et saada siis sõltumatu hinnang, mis annaks meile siis kindlust, et me valitud suund on õige ja seda me ka saime. Oli laual ka variant Enefit Green siis suuremas mahus turule viia, aga analüüsid näitasid, et ettevõttele ja riigile on kõige kasumlikum ja mõistlikum ikkagi minna edasi tervikkontsernina ehk siis teha vabatahtlik ülevõtu pakkumine ja Green liita kontserniga. Analüüsisime palju ka konkurente, millised on ärimudelid Baltikumis, millised on Euroopas, mis on Euroopas juhtunud ja jõudsimegi siis veendumusele koos finantsandmetega, et integreeritud ärimudel on Eesti riigile ja ühiskonnale kõige mõistlikum. Ja, see on väga pidulikult formuleeringud. Ma täiesti saan aru sellest vastutusest, mida ka nõukogu lasub. Aga ma tulen selle küsimuse ikkagi tagasi, proua Mere. Kui te ütlesite, et laual oli mudel, et ka Enefit Green täielikult maha müüa, ütleme siis enamus võõrandada, eks ole. Kas ettevõtte oleks siis jätkusuutlik selles loogikas? Mis te ütlesite, et riigile ja ettevõttele ei oleks see olnud optimaalsem? Mis te silmas peate selle loogikaga? Jätame kõrvale nüüd riigi huvid, ma ei tea, dividendide ja omaniku varade huvid, aga tuleme selle juurde tagasi. Kas sellises loogikas praegu nii-öelda taastuvelektri põhise portfelliga see Enefit Green, kui ta oleks 100% turul, küsimus on nüüd IPO õnnestumises või mitte, see on turupsühholoogia käitumine, eks ole, aga oleks see praegu selliste kohustuste ja varade mõttes, oleks see siis, kas stsenaarium näitas, et see oleks olnud jätkusuutlik? Et see oli ainult nii-öelda kontserni vaatest tingitud otsus, oli see, et Enefit Greeni osa börsilt ära võtta, aga tegelikult et see poliitiliselt oleks võinud ka olla otsus, et ettevõtte oleks olnud jätkusuutlik, ka siis, me räägime ainult ettevõtte vaatest, kui oleks müüdud maha 100% neid aktsiaid, et otsus oleks olnud vastupidine, müüa maha kogu Enefit Green. Te saite aru, proua Mere, minu küsimuse mõttest, jah? Kiitan lihtsalt meenutada ja ma lihtsalt mõtlesingi, et äkki Andrus aitab siin, et aga põhimõtteliselt meie investeerimisvõimekus poleks, meil poleks investeerimisvõimekust ja ma kahtleksin meie nii-öelda jätkusuutlikkuses ilma Greenita, sest siis meil oleks põlevkivi nii-öelda baasil elekter ja kliendi baas Baltikumi suurim, mille teenindamiseks me oleksime siis nii-öelda
sunnitud ostma elektrit turult nii-öelda turuhinnaga, mis tähendab seda, et meil ei oleks nagu konkurentsivõimelist elektrit edasi müüa. Et ma vastan ka juurde siia Annele, et täpselt nii, nagu Anne ütles, et siin on lihtsalt stsenaariumil see, et esiteks nende variantide juhul oleks olnud samamoodi vajanud nii-öelda otsust meil siis omaniku poolt, et üle 49% võõrandada seda. Teine oleks siis olnud, vaadates turu käitumist, selliste hulga aktsiate turule paiskamine oleks viinud selle suhteliselt suurde odavmüüki, mis oli ette teada, vaadates majandustulemusi. Kolmas aspekt, mida me ka kaalusime, millest me ei saa nagu kõrvale jätta, siis vaatame potentsiaalseid ostjaid. Ja meil ei ole mingit huvi anda võimalus odavmüügis oma konkurentidele osta välja tuule tootmisvarad, mida paratamatult Baltikumis on vaja. Me peame edasi investeerima taastuvenergia tootmisesse, aga siis selliselt balansseeritud portfelli kujul ja see oleks tinginud Eesti Energia kontsernile 5-aastase viivituse, meie CO2 intensiivsus oleks kasvanud omaniku oodatust väljapoole, nii et see põhimõtteliselt ei oleks võimalik teostada olnud tänaste omaniku ootuste vaates. Et taastuvenergia portfelli tuleb kasvatada Baltikumis, aga see oleks tähendanud seda, et mõni teine riigile kuuluv ettevõte oleks selle portfelli saanud suht odavmüügist kätte. Võime ka seda arutleda. Aga ettevõtte teie äri loogika järgi, need olid need kaalutlused kontserni vaates, et CO2 emissiooni võime või ütleme, võimetus kasvab, eks ole, siis Enefit Poweri põhisel Eesti Energia kontsernina, need asjad, eks ole, ja tõenäoliselt kontserni tulu oleks olnud võib-olla väiksem, kuna kas börs oleks olnud nii atraktiivne väga erinevatel subjektiivsetel objektiivsetel põhjustel, eks ole, aga kas kui oleks see müüd, oletame, et see oleks toimunud, aktsiahind oleks ta kujunenud, milliseks ta oleks kujunenud, kas ettevõtte oleks siis jätkusuutlik olnud, et selles loogikas, et see oli ainult kontserni vaates otsus, et tagasi osta, mitte edasi müüa? Ma nii palju vastan veel, et tahtsin seda öelda, et kuna ettevõte oleks olnud sunnitud minema, siis ütleme, et lahkudes Eesti Energia omandist üles ehitama oma jaegmüügi portfelli ja juhitud võimsuste portfelli, me oleksime läinud siia topeltinvesteeringute tegemise teele. See on ainuke võimalus tänasest taastuvenergia tootmisportfelliga ettevõtetele ellu jääda. Me näeme sama asja, mis toimub siin taastuvenergia ettevõtetega Eestis. Nad ehitavad üles endale nii müügivõrgustikku, mis on väga kallis ettevõtmine, nii-öelda ellu jäävad pikas perspektiivis ainult siis integreeritud ärimudeliga ettevõtted, kellel on tootmine, taastuvenergia tootmine, juhitud tootmine ja ka kliendi baas. See oleks tulnud Enefit Greenil luua. Nii et paratamatult selle valiku tegemine oli kõige optimaalsem, see maksimeerib juba olemasolevad investeeringud ja kõige kiiremal viisil, et see oli see põhjus. Kaur tahtis ka veel lisada. Jah, härra Kajakul repliik. Ja see Andrus ütles kõik ära, lihtsalt veel täiendav, et kui oleks ülimalt teoreetiline konstruktsioon, et kogu Green müüki panna ja börsile viia, siis oleks tähendanud kontserni jaoks ju seda, et tegelikult oleks pidanud hakkama oma roheportfelli ehitama uuesti, et me müüme odavalt, tegelikult praeguse hinnangu alla oma turuhinna portfelli maha ja tegelikult samal ajal hakkaks tegema tegelikult Eesti Energias uut roheportfelli. Nii et see oleks tundunud äärmiselt ebamõistlik. Mu küsimus nüüd oli, et tegelikult te ju, härra Tureiko, vastasite mulle, ma saan õieti aru. Te ütlesite, et üks asi oli kontserni vaade, et ellu jäävad need ettevõtted, kus on oma müügiportfell, oma taastuvenergia portfell ja oma juhitava võimsuse portfell ja salvestus, mis tähendab tegelikult seda, et see on nüüd baasjäreldus selles arutelus minu meelest, kui räägida energiapoliitilises vaates, kui me hakkame ühiskonnana välja jõudma ja mõtestama. Juhu elektripõhised ettevõtted ellu ei jää. Et tegelikult ainult sellel loogikal arvestas turu volatiivsust praegu. Kas nii ma saan aru, seda näitas teie majandus mudelid ja modelleerimine projektsioon, mis oli ka vastus sellele, et kui Enefit eraldi võetuna oleks börsile läinud, siis see majandusskeem tähendaks seda, et juhuelektripõhine ettevõtte ellu ei jää pikemas vaates. Nad oleks pidanud investeerima lisaharudesse. Lisaharudesse, et juhuelektripõhine ettevõte vaatamata sellele, et ta on subsideeritud ka täna taastuvenergia tasude kaudu, ei ole tegelikult siis majanduslikus võimes eraldi võetuna tegutsemisvõimeline, pikemas vaates siis. No see on niisugune järeldus. Aga minu küsimus on nüüd, härra Tureiko, Eesti Energia kontsern langetab oma valikuid ettevõttena
Ja mu küsimus on, kas sellel börsilt lahkumisel on mingi seos või võib olla mingi seos ka koostööl Enefit Greenil Sumitomoga, investeerimisettevõttega ja selle ettevõtte ootustega tulevikus vaadates koostööle? Kas sellel eksisteerib mingisugunegi seos? Ma täpsustan küsimuse eesmärki. Seos, kas Sumitomo koostöö oli põhjus Eesti Energia aktsiat tagasiostmiseks? Jah, kas sellel võib olla mingi strateegiline seos kontserni vaates võimaliku koostöö arendamise puhul, ükskõik kas siis meretuuleparkide või mingi muu energeetikaalast investeeringute osas? No, ma pigem seda ei seostaks, pigem on Sumitomo suuruse kontserni toomine meretuuleparkide arendusse vältimatu vajadus. Meil on Sumitomo kontserniga koostöö juba ka varasemalt. Auvere põlevkivielektrijaamade soojusvahetit on ka Sumitomo kontserni poolt tehtud, et see koostöö on juba olnud pikem. Et siin ma ei näe seost börsilt ära toomine puhas ajastuse küsimus. Pigem Sumitomo liitumine oli seotud meretuuleparkide toetusskeemi ja selle edasi lükkumisega. Eks me näeme siin nende käitumist tulevikus edaspidi. Aga sellise suure finantsvõimeka kontserni ja ka kompetentsiga meretuuleparkides see on vältimatu, et kui me meretuuleparkide teemal hakkame arendama, siis see on oluline. Ilma nendeta oleks olnud väga raske meretuuleparki arendada. Proua Mere, mul on küsimus teile, et Vabariigi Valitsuse poolt on Kliimaministeerium andnud välja prognoosi, et ilma võrgutasudeta on 2035. aastal 14,9 senti siis tähendab kilovatt-tunni või kilovatt-tunni elektrienergia maksumus. Kas Eesti Energia kontsern oma otsuseid tehes, investeerimisotsuseid tehes lähtub sellest baasstsenaariumist, mida Kliimaministeerium on öelnud, on aluseks nii-öelda kogu energiapoliitilisele prognoosile riigil? Mina isiklikult ei ole neid kalkulatsioone näinud, millel see hind baseerub. Selles mõttes ei oska kommenteerida, et meie vaatame ikkagi rohkem kontserni võimekust nii-öelda pakkuda siis võimalikult optimaalset hinda tarbijatele, et kaks nagu eri asja. Nii palju ütlen veel juurde, et meil on oma hinnaprognoosid kontserni sees, mida me hoiame kaasajastatud siis erinevad hinnavaates. Julgen öelda, et see oli 2035 vist oli see hind. Jah. Me nii kauged projektsioonid on väga teoreetilised, et ütleme, meie investeerimisotsustel need hinnaprognoosid on olemas. Hoiame seda igapäevaselt, et kõik otsused selle vastu vaatame ära. Katab erinevaid turge, Eesti, Läti, Leedu, Poola. Et seda hinda konkreetselt me nagu ei hoia endal eesmärgina. Jah, aga mu küsimus on, härra Tureiko, et nüüd, mis siis on kontserni nägemus, mis puudutab meretuuleparkide projekti, et kas kontserni on arusaamine riigi kavatsusest praegu meretuuleparkide projekti realiseerimise osas, et milline see on, sest see pidi ju tegelikult varasema informatsiooni järgi pidi see ju oksjon või hange aset leidma ju sellel kuul? Ma vastaksin sellele nii, et ilma meretuuleparkide tootmisvõimsuseta Baltikum pikas perspektiivis oma energia defitsiiti ära või rahuldada ei suuda, meretuuleparke on vaja. Võib-olla valitsuse plaanidest ma ei saa öelda, et olen täiesti kursis. Valitsus teeb oma plaanid sõltumatult Eesti Energia soovidest. Me kindlasti oma sisendi anname sellele, aga meie näeme kontserni, et ilma meretuuleparkide võimsuseta Baltikumis me jääme energiadefitsiiti sõltuma teistest riikidest. Härra Kajak, milline on omaniku käsitlus selles loogikas, et omanik muidugi ammugi veel ei saa ette anda käske börsiettevõttele, ta saab omanik omandab nüüd paremad hoovad juhtida kontserniga, selles mõttes, kui ta ei ole enam börsiettevõtte, börsile reeglitele allutades, kas osaleda mingil konkursil või mitte osaleda mingil konkursil? Me endiselt oleme börsiettevõttega Eesti Energia. Ei, arusaadav, jah, vabandust. Aga mu küsimus on selles, et härra Kajak, et kas omaniku ootus on siis see, et milline on valitsuse käsitlus praegu meretuuleparkidest?
Aitäh! Sest ka teil omanikupoliitika juhina on seda oluline teada, kuna Enefit Green ju kavatses minna või planeeris või planeerib jätkuvalt, ma oletan, eks ole, sõltuvalt valitsuse otsusest meretuuleparkide oksjonil osalema, see on ju röögatu mahuga täiendav investeerimisotsus olukorras, kus me oleme jõudnud tõdemuseni, et Enefit Green on ennast kinni investeerinud ja tegelikkuses ja turupõhiselt eraldi võetuna ei oleks jätkusuutlik. Ja nüüd on olukord, et kui ees seisab see meretuuleparkide võimalik oksjon, siis tegelikkus on küsimus, et kas autonoomselt see börsiettevõtte Enefit Green selle kannaks välja, selle osalemise võimekuse. Kas tegelikult, härra Kajak, kas te võite kinnitada, et mingit seost Sumitomo koostööl ja Enefit Greeni börsilt tagasitoomisel mingisugust sellist seost ei eksisteeri? Ja teiseks, et kas valitsus kavandab siis meretuuleparkide oksjonit mingis lähemas tulevikus? Esimene küsimus, et kas on siis mingisugune seos Sumitomoga? Minu teada mitte. Andrus Traiko just seda ka kinnitas ja omaniku tasandil ei ole meil kordagi sellest ka juttu olnud ja minu teada ei ole ka omanik saanud Sumitomo esindajatega kokku, nii et mina ei näe seal seost. Ja teine küsimus, et missugune on siis kas me näeme, et Enefit Green või Eesti Energia osaleb siis võimalikul meretuulepargi konkursil, siis me kõik teame ju märtsis tehtud otsust, see lükati edasi, praegust on tegelikult ikkagi hüpoteetiline konstruktsioon ja omanik peab kujundama oma seisukoha siis, kui tegelikult on energiapoliitilised valikud ära tehtud. Et kas meil üleüldse tuleb võimalik meretuulepargi oksjon või mitte, lähtuvalt sellest teeb ka siis omanik oma otsuse. Selge. Härra Kajak, ma saan aru, riigieelarves nähti ette 100 miljoni eurone finantseerimis siis kapitalimakse Eesti Energiale. Oli nii? Kas riik on selle kapitalimakse praegu seisuga teinud? Ei ole teinud. Et siin oli see, kus see ettepanek oli, see oli siis eelmise aasta lõpus, kui oli küsimus võimalikus gaasijaama ehitamises Narva. Ja. Selle jaoks on vajalik, Eesti Energia on teinud oma äriplaani, see äriplaan on omanikule ka täna esitatud, me arutame seda läbi. Ja kui on kõik plussid ja miinused kokku loetud, siis peaks tegema valitsus selle otsuse. Ajakavaliselt oli see, et kui me vaatame eelmisete lõppu, siis oli see 2025 maikuu, täna on aprill, nii et siiamaani otsus tehtud ei ole. Nii, otsus tehtud ei ole. Aga minu küsimus on, et Eesti Energia reitingu langemisel, kui ma lugesin neid ka reitinguagentuuri küsimust, on küsimus ka ettevõtte kasumis, aga ka kapitaliseerituses. Kui riik oleks teinud selle otsuse ja selle, nagu eelarves oli see raha ette nähtud, oleks kohe teinud ära, kui teie omanikupoliitika kujundajana vaates. Kas siis teie vaates Eesti Energia reiting oleks langenud? Ja teiseks, omaniku vaates Eesti Energia reitingu langemine, kas teie informatsiooni järgi tõstab ka praegu laenude hinda, mida Eesti Energia peab jooksvalt teenendama ja kui suur see täiendav kulu on? Loogiline on see, et reitingu langusel on kindlasti mingid mõjud. Aga milline see rahaline mõju on siis Eesti Energia kontsernile? Ma arvan, et Andrus oskab seda kõige paremini vastata, nii et ma annan siin sõna Andrusele. Ja härra Tureiko, palun. Jah, kindlasti mõju olemas. Vaadates läbi laenulepingud, kindlasti mõju on meil uute laenulepingute poole pealt suurem. Tänaste laenulepingute raames me näeme seda mõju sellise hästi suure numbrini öeldus, kuni 5 miljonit eurot aastas on see mõju meile täna. See ei ole täpne number, aga see on alla selle. See tuleneb siis sellest, et seoses reitingu langusega ettevõtte laenu intress kallineb ja ta peab otsima mingeid täiendavaid tagatisvarasid. Meil on erinevad finantseerimisallikad. Need laenuleping, kus on reitinguga seos intressi üles tõstmiseks, see oli see, mida ma ütlesin. Teised finantseerimisallikad ei ole seotud meie reitingu numbriga. Kui ettevõtte omanik oleks võtnud vähem dividende või oleks selle kapitali sissemakse teinud,
kas see oleks mõjutanud reitinguagentuuri reitingu hinnet? Kui te lugesite selle reitingu hinnangu läbi, siis omaniku panus oli seal ka selgelt öeldud, omanikupoolne tugi muudaks reitingu hinnangu andmist. Nii et see tähendab seda, härra Kajak, mu küsimus on, et omanikupoliitika juhina, kas omanik langetab otsuseid, mis mõjutavad ettevõtet? Sellel on rahaline mõju ettevõtte võimalustel investeerida, aga ka rahaline mõju, nagu me nägime, raha hinnale ja jooksvale ka nii-öelda siis kohustustele, eks ole. Kas omanik on seda arutanud, et tegelikkuses tema tegemata jätmine või tegevus on kaasa toonud riigi äriühingu kontserni reitingu languse? Et on, ütleme, kas need küsimused on omavahel seostatud, kui me praegu räägime, härra Kajak, teile küsimus? Ma vastan nii palju, et eks ettevõte peab oma likviidsuse reitinguga ise hakkama saama. Loomulikult omanik saab alati aidata. Jah, see on väga mitmekihiline küsimus. Et kõigepealt, kas me oleks, kui oleks tehtud aktsiakapitali suurendamine koheselt, riik ootab teatud võimekuste kasvu, teatud võimekuste saavutamist ja antud juhul, kui see aktsiakapitali võimalik tõstmine oli, siis tegelikult oodati sellest teatuid investeeringuid. Ja me tõepoolest ei arutanud seda, et kuidas ta mõjub reitingule. Me ootasime tegelikult selgelt Eesti Energialt selgelt plaani, äriplaani, tasuvust ja selle peale teha investeering. Et mitte sellepärast, kas reiting tõuseb või reiting langeb. Teine asi on dividendipoliitika. Dividendipoliitika on olnud, ma pakun välja aastaid, enam-vähem ühesugune. Me ootame Eesti Energialt loomulikult dividendi. Sel aastal dividend oli minu mäletamist mööda 34 miljonit. Eelmise aasta 34 miljonit, mis oli oluliselt vähem kui eelmine aasta. Nii et ma arvan, et me oleme olnud omanikuna väga paindlikud siis dividendipoliitika määramisele ja vaadanud ka Eesti Energia seisu. Aitäh! Jaa, küsimus lihtsalt on selles, et kui ma saan aru, et valitsus arutab seda nii-öelda gaasielektrijaama nõnda edasi, see eelarves on ette nähtud see 100 miljonit eurot kapitali nii-öelda finantstehinguna Eesti Energiale eraldada, aga seda ei ole, siin aprillikuu keskel me oleme siiamaani tehtud. Et mu küsimus teile, härra Kajak, on, kui riik oleks selle eraldanud, valitsus oleks selle eraldanud, eks ole, et ta praegu on sidunud selle nii-öelda selle gaasielektrijaama mõistlikkuse ja sisu mingisuguse aruteluga, et kas siis oleks reiting jäänud kõrgemaks? Ma ei tea seda. Ma tõesti ei tea, ma ei oska selle küsimustele vastata, et kuidas reitingut oleks hinnatud, kui me oleks teinud aktsiakapitali tõstmise 4 kuud tagasi. Proua Mere, milline on kontserni teie kui nõukogu esinaise küsimus nii-öelda nõukogu vaates? Kas nõukogu käsitlus on, et valitsus oleks nõukogu poolt tarvilik see sissemakse teha sellisel kujul ja kas see reitingu taset, neid hinnanguid teie meelest, mida nõukogu käsutus oleva informatsioon oleks muutnud? Ettevõtte seisukohast investeerimisotsused eeldavad alati äriplaani läbivaatust, kinnitamist, esitamist juhatuse poolt, et seni me seda teinud ei ole ettevõtte nõukogus. Seetõttu, kas me oleks saanud seda kiiremini teha, siis ma ei näe praegu seda varianti. Et selles mõttes oleme liikunud seni nagu väga kiires tempos, muutuste skaala kogu kontsernis on olnud massiivne viimase paari aasta jooksul erinevate suuremate ja väiksemate projektidega. Kindlasti on meil vaja juhitavat võimsust juurde, tegeleme sellega, aga kõigega korraga ei ole võimalik seda teha, lihtsalt teatud tegevuste järgnevus peab olema, et selles mõttes
öelda või tuua nii-öelda nagu järeldust, et midagi oleks pidanud varem tegema, siis poleks meil reitingut alandatud, ma ei oska öelda. Me oleme, ma ei oska seda kommenteerida, mis siis oleks juhtunud, kui valitsus või ettevõte oleks teinud selle otsuse varem, 4 kuud varem, 5 kuud varem. Jah, arusaadav, seda ei osanud öelda ka härra Kajak. Minu küsimus on, et raha oli samas ju eelarves riigi poolt ette nähtud. Mis otstarbeks see raha siis oli kapitali sissemaksena ette nähtud? See raha on selle aasta 2025. aasta eelarves. See ei olnud 2024. aasta eelarves. Ja kui see raha oli olemas või see oli, siis valitsus ootab teatud sooritust, teatud võime taastamist või võime tekitamist. Ja selleks on vaja kaalutud otsust, selleks on vaja äriplaani ja kui need on olemas, siis saab valitsus teha läbimõeldud ja kaalutletud otsuse. Et lihtsalt niisama anda, tõsta aktsiakapitali igaks juhuks, see ei ole heaperemehelik. Jah. Aga härra Kajak, mis vahenditest Eesti Energia kontsern kattis selle aktsiat tagasi ostmise ja kui me võtame netopositsiooni, et palju oli siis emissioonist saadav tulu ettevõttele, kontsernile ja palju nüüd on tagasiostukulu selle tagasiostu pakkumisega, et mis see delta on ja loomulikult raha tuleb diskonteerida, et raha väärtus seal aastad tagasi oli hoopis teistsugune kui raha väärtus praegu, aga mis see nominaalsummades on? Et mitte eksida, siis ma annan sõna Andrus Treikole. Jah, arusaam. Ma ei taha ka vastata konkreetselt, sest et siin on tehtud ka neid ajakirjanduse veergudel neid analüüse. Ja. Tegemist on ka veel, võtame arves selle, et dividendi ootuse hinnastamisega selles ülevõtu pakkumisse. Meil on väga selge kalkulatsioon selle investeeringu või tagasiostmise rahastamise tasuvusele, nii et selle me oleme maja sees teinud, siis on sõltumata sellest, milline hinnaliping külge tuleb, peab arvestama seda, et intressid olid sel hetkel nullseisuga, täna nad enam ei ole ja inflatsiooni küsimused, et see on nagu selles mõttes, et peab need aluseelsused paika panema enne, kui need numbrid välja saab panna, et oleks üheselt mõistetav, et see oleks lihtne vastus. Küsimus teine pool oli see, et kus me raha saime, mis on kontserni rahaline positsioon. Olen ka selle enne vastanud. Me kaasasime eelmisel aastal Londoni börsilt hübriidvõlakirja raames nii-öelda oma kapitali, ehk selle hind on samuti teada ja see on see raha, mida me kasutame siis selle tagasotmise puhul. On ka küsitud, et miks me siis ei saa neid võimekusi rajada, fossiilkütusel põhinev juhitav võimsus, selle raha suunis on roheinvesteeringud ja seda raha me ei saa kasutada. Et rahal ja rahal on kahjuks tänases regulatsioonide maailmas vahe. Sealt tulevad need erisused, mida me saame teha, mida mitte. Ja kui ma täpsustan üle, et mis selle te ütlesite, et on niisugune roheinvesteeringute laenu võetud, eks ole? See on rohehübriidvõlakiri, jah. Rohehübriidvõlakiri ja see võlakiri Eesti Energia reitingust ei sõltu selle praegune intress? Ei sõltu. Just, ja palju selle praegu intress on, et millise intressiga sealt börsilt ostetakse siis tagasi, palju selle võlakirja intress oli? Ma tean teda täpselt, küsib selle, mida me vastame siin, kas me vastame intressi tootlust või aga ta on siis 7,85 on see number, mis on läbi käinud siit. Arusaadav. Et see on siis nii et meil on praegu olukord selline, et 13 kuud tagasi valitsus tahtis maha müüa, ütleme kuni 49,9%, aga alla, ütleme jäädes alla, säilitades riigile või ütleme siis kontsernile, riigikontsernile enamusosaluse Enefit Greeni aktsiaid. Loetud kuid pärast seda selgus siis valitsuse käsitluses, et on selgunud, et Enefit Green on üle investeerinud ja eraldi niisuguse börsireeglid või ütleme börsiloogikas toimiva üksusena ei ole see jätkusuutlik ja tuleks kontserni kokku panna. Eesti Energia võttis siis selle 7,85%-ga laenu, selle laenuga nii-öelda siis lahkub börsilt, mis praegu on operatsioonina käimas.
ja samal ajal plaanib valitsus siis, või on õhus siis jällegi meretuuleparkide projekt, mis näeb ette ka ulatuslikku siis taastuvenergia investeeringut, mida siis viiks läbi Enefit Green. Mu küsimus on, härra Tureiko, te kõnelete, et on vajalik, ja see on kõik energiaeksperdid on öelnud, et see juhuelektripõhine energiasüsteem, mida me üles ehitatakse nii kiire ambitsiooniga, ei ole jätkusuutlik. Me oleme kõnelenud energiajulgeoleku vaates jätkusuutmatusest, hinna stabiilsuse mõttes jätkusuutmatusest. Nüüd on selge, et on osutub või on risk, et osutub ka jätkusuutmatuks lihtsalt äriprojektina, et ärilise loogika järgi jätkusuutmatuks. Aga minu küsimus on, te kõnelete juhitavatest võimsustest. Et millised on praegu kavatsused, mida te saate rääkida avalikkusele arusaadavalt, see on ka ärisaladus, eks ole, võib-olla, kuna see on konkurentsikeskkond, eks ole. Millised on plaanid, ja kas te saate aru, milline on valitsuse kavatsus praegu juhitavate võimsuste ootuses ja millised on Eesti Energia siis investeerimiskavatsused juhitavate võimsuste vallas? Jah, ma võib-olla alustuseks korrigeeriks selle ära, et ühe ettevõtte ärimudeli pealt ei tahaks teha laiendust, üldistust terve riigi energiasüsteemi toimimisele. Meil ju täna on olemas see, mida me lahendame, on see, et meil on täna olemas varad, mis on juhitavad, varad, mis on siis taastuvenergia varad ja nende kokkupanemise ja parima investeeringu tagasiteenimise vaates on need liigutused tehtud. Eesti riigil on täna reservvõimsused, mida me omaniku ootuse vaates hoiame 1000 megavatti, need kõik on juhitud energiatootmisvõimsused. Ja nende koostootmine siis või koostöötamine turul vastu kliendiportfelli on see, mida me tahame teha efektiivsemaks. Meie plaan on siis, Eesti Energia plaan on kindlasti rajada juhitav tootmisvõimsuses juurde. Oleme rääkinud siin gaasil põhineva kiiresti reageeriva võimekuse loomist, seda Baltikumis on tervikuna puudu. Me näeme väga selgelt, et meie investeering salvestuslahendusse on väga vajalik, ta on veel ebapiisav. See on tehtud vastu turutingimusi, täiesti mõistlik investeering ja neid tuleb juurde teha. Ja gaasijaam on siis lisaks akudele selle võrrandi üks pool. Sellised varasid täna ei ole Baltikumis, need tuleb luua ja see on siis meie plaan. Me näeme seda, et valitsus läbi Eleringi või Elering on toonud välja siis sagedusreservi hanke, et see hange peaks tooma veel juurde siis juhitav tootmisvõimsusi. Selle tulemusi me näeme siis aasta teisel poolel, et selles osas siis riigiplaanidest ma arvan, et Kliimaministeerium ja Elering saavad rohkem rääkida. Me kindlasti kavatseme osaleda, kindlasti vaatame me ka investeerimiskeskkonnad teistes riikides, kuhu luua võimekusi, tuues siin näite seda, et võib-olla on soodsam, on olnud tuuleenergia vaates investeerida Leetu, täna akude ja salvestuslahenduste vaates ka, aga me oleme äriettevõte, me vaatame neid tingimusi samuti laiemalt, aga Eesti vaates kindlasti me loome juhitavaid võimsusi juurde, lisaks nendele, mis meil on, hoiame olemased üleval ja teeme nad ka konkurentsivõimeliseks, see on meie plaan. Selge, aga ma küsin veel, härra Tureiko, et te olete viidanud ka sellele, mis puudutab nüüd seda ülekoormustasusüsteemi, et andmed on läbi kõlanud, et 2024. aastal siis keskmine, mis meil oli üle 90 euro, oli keskmine elektrienergia puhas siis spot hind börsil, eks ole, ja siis tegelikult see keskmine hind, millega me ostsime, ma sain aru, Soomest elektrienergiat, ma ei tea, kui suures mahus me seda ostsime lõpuks, oli üle 10 euro, vist 11 eurot ja tegelikult ülekoormustasu mõlema võrguoperaatori loogikaga tekkis 80 eurot sinna juurde. Et kui palju me tegelikult 24. aastal, kas teil nagu informatsiooni on ülekoormustasu siis konsolideeritud mõlemale võrguoperaatorile või põhivõrguteenuse pakkujale tegelikult Eesti tarbijad siis de facto maksid? Jah, seda teemat ma olen puudutanud. Alustan ka selles võtmes, et selle teema, see teema, ütleme, ülekoormustasu on täiesti normaalne seadusega reguleeritud tegevus. Küsimus on energia majanduslikes valikutes, et mida me siis selle tasuga nagu teeme. See tasu on suhteliselt suur, olete näinud ka Eleringi juhi poolt öeldud summat 600 miljonit. Selle mündi teine pool on see, et see summa on tegelikult kahekordne, teine samasugune summa läks siis Fingridile, et see on siis 1,2 miljardit, et see on päris suur raha viimase 10 aasta jooksul. Eelmine aasta see summa oli, ma võin eksida,
eksida täpsemalt, on ma arvan miinimum 160 miljonit, mis siis pool ja pool liikusid siis ühele pool lahti, teisel pool lahti. Ja selle otstarve on väga selge, tuleb ühendusi juurde ehitada, lihtsalt küsimus on, mis perspektiivis, et selles ei ole küsimus. Kogus on circa 2,8 teravatt-tundi, ma arvan 2024 oli see kogus selle pudelikaelal tasul, mis liikus. Aga tegelikult minu sõnumi mõte oli see, et see on väga suur raha. Võtame siis selle 10 aasta 1,2 miljardit kokku ühiskonnale. Sellest on siis investeeritud Eleringi poolt 300 miljonit, mida on teinud Soome pool on teadmata, osaliselt on subsideeritud võrgutasu. Tegelikult küsimus on selles, et meil on vaja tootmisvõimsust juurde luua energiapoliitilise valikuna ja seda ma tahtsin adresseerida. Selle raha lihtsalt hoidmine järgmise 10 aasta tuleviku ühenduse jaoks võib-olla on mõistlik lahendus finantseerimisvaates, aga mitte, aga ühiskonna vaates see ei ole mõistlik. Kõige kiiremini me saame sellest hinnast alla siis, kui me ehitame tootmisvõimsusi juurde, et see oli selle jutu mõte. Nii et meil ei ole selle pudelikaela tasu on Euroopa regulatsioonist tulenev ja on täiesti nii-öelda legaalne tegevus ja nii ta peabki toimima. Lihtsalt pigem on küsimus, kuidas me seda raha rakendame ja kuidas me teeme energiapoliitilisi muid otsuseid selles valguses. Vaatame tervikuna, mitte ühte vaadet, kuidas ehitada Soome-Eesti ühendusi juurde. Et see oli selle mõte. Aga rohkem ma ei oska selle peale öelda. Pigem on meie küsimus see, et ühendusi on vaja, selles ei ole küsimust, kuna varustuskindluse vaates ühendusi on vaja, aga ühiskonnast täna energia hinna kaudu võetavas rahas ja selle parimas kasutuses on see küsimus. Me peame tegema otsused, mis on mõistlikud selles vaates. Meie eesmärk ei ole ehitada juurde kaableid, meie eesmärk on saada energia hind Eestis konkurentsivõimeliseks. Jah, nii et Eesti elektrituru maht, palju Eesti tarbijad kasutasid elektrit eelmisel aastal, vist suurusjärgus alla 800 miljoni euro. Veidi jah, 700, see on küsimus, millise hinna pealt vaadata. Et kui vaadata seda nii-öelda puhast hinda ilma juurdeindlust, et kõigeta siis on see 720-730 miljonit on kogu energiaturu käive ja siis lisanduvad sinna veel erinevad tasud juurde. Nii et 700, kui võtta lihtsalt ka vulgaarne arvestus, tegelikult siis, et kui 700 versus te ütlesite suurusjärgus, palju me maksime siis selle ligikaudu kolmandiku Eesti tarbimise pealt, mida me saime Soomest seoses hinnavahega. Ja tegelikult, et me oleme siis kokku maksnud mõlemale operaatorile, siis sisuliselt, kui seda makset ei oleks olnud, kui turg toimuks teise reegli alusel, reeglid on loomulikult niisugused nagu kokkuleppelised, eks ole. 2% on see õige number, et elektri hind tõusis tänu sellele juurdeindluse. Nii et tegelikkuses meil oleks olnud siis elektrihind eelmisel aastal netohind mitte 90 eurot, vaid suurusjärgus 70 eurot seal pluss. Et ainuüksi see ülekoormustasu skeem, kui ma saan õieti aru, avalikkuses on avaldatud, et see ülekoormustasu mehhanism näeb siis välja selline, Elering korjab selle ära oma nii-öelda tulevast investeeringuteks, ma ei tea, kas hoiab seda raha turul või pangas, eks ole, aga ja Soome Fingrid siis tegelikkuses alandab, on kuidagi seotud mehhanismiga, et siis alandab võrgutasusid. Nemad on otsustanud teha, et neil see ühenduse raha kogumine ei ole eesmärk, nad on võrgutasudesse suunanud selle. Ma nii palju korrigeerin, see hind, see ei olnud päris korrektne, kuna kaalutud keskmine hind on ja import oli circa 3 teravatt-tundi sellest ligi 8, et ta ei ole proportsionaalselt, ei lange hind langeb vähem, et selle 90 pealt... Selge, et kolmandiku hind oli 20% olnud madalam. Jah, arusaadav, et siis see on siis, tuleb võtta sellest 90 versus 70, et see on siis tegelikult kolmandikul langeb 20%. Arusaadav, jah, et siis ta tegelikult on suhteliselt 3 korda väiksem hinnalangus, et see tähendab siis ütleme, suurusjärgu 10 eurot. Aga see tähendab siis seda, et kui ma saan aru ka meie veebruari hinnatase, kus meil oli versus 2024. aasta veebruar, oli meil 100% hinnatõus spot-turul Eestis, seoses objektiivselt niimoodi. Ja siis tegelikult olukord meil on olnud, et on 3 korda kõrgem ja nii palju, kui me oleme saanud Estlink ühest elektrienergiat, selle hinnavahega, kus meil on 3 korda hinnavahe, et siis lisaks sellele, et meil on Soomega selles börsi loogikas
on tegelikult siis 3 korda erinev hinnavahe, siis tegelikkuses Eesti elektritarbijad lisaks läbi selle tasu, mis võetakse kahepoolselt, andsid ka panuse selle 3 korda madalama hinnavahega Soome elektri hinna efektiivsesse alandamisse läbi võrgutasude alandamise, et tegelikkuses saavutasime siis, et Eesti oli võimeline elektritarbija maksma 3 korda kõrgemat elektrienergia hinda, selles raamis, et see on ühine börs, mis jagab väärtused ümber, ja lisaks doteerima Soome elektri hinda, et see oleks madalam. Võib nii väita, kui ma väga formaalselt utreerin seda. Jah, rahavooliselt vaadates nii ta on. Selge. Aga siis ma tänan kõiki kutsutuid. Ma arvan, et see oli väga informatiivne. Ma paluksin saata härra Kajakul ka komisjonile see valitsuskabineti memo, mis oli 2024. aasta 15. veebruarist informeerimiseks. Ja ma arvan, et siin tekkis väga palju lisaküsimusi nii energiapoliitikas ja arusaadavalt teeb üles. Tänan kõik osalemast ja soovida jõudu Eesti Energiale nendes keerulises küsimustes. Ja ma arvan, et mu küsimus on, et kas Eesti Energia tegi ka memo oma ettepanekuga omanikule koos alternatiividega? Mitte ainult memo, vaid sinna sellele eelnes korralik analüütiline baas ja kolmanda osapoole poolt ja meil oli memo, meil oli analüüs, meil olid kõik muud materjalid. Aga selge, ma paluksin ka need teha komisjonile kättesaadavaks, kui nad on ametkondliks kasutamaks, loomulikult see siis kinniseks infoks vastavalt reeglitele, mis siis kohaldatakse. Aga mu küsimus on veel, et aga kui kehtib üks põhimõte, et nii-öelda on küsimus, kui valitsus on ühe otsuse teinud, siis alltasemel, nüüd ma saan aru, et minister oli see, kes omaniku poolt andis selle nõusoleku või ma ei tea, kas ta andis selle kirjalikul moel või võttis teadmiseks või andis suunise või selle otsuse, et Enefit Green tagasi ost teha tütarühingul börsilt. See oli üldkoosoleku kirjalik otsus. Üldkoosoleku otsus. Aga miks üldkoosoleku kirjalik otsus, kui valitsus oli teinud otsuse hoopis Enefit Greeni müüa ja nüüd üldkoosolek ehk siis rahandusminister otsustas Enefit Greeni osta? Miks sellel ei olnud aluseks valitsuse otsust, sest valitsuse otsus on ju kõrgema õigusjõuga, see on niimoodi, et kindral otsustab ja siis on, ma ei tea, oberst või kolonel otsustab, et kindrali otsus peaks ju maksma, kui seda enne ei ole tühistatud. Seletage ära, et mis see põhjus oli, miks valitsus seda otsust ei langetanud? Siis see oli lihtsalt üldkoosoleku pädevuses ja see, mis oli 15. veebruar 2024, see oli kabineti arutelu ja seal olid ka otsused juures, et ma jään praegust tegelikult sellisele täpse juriidilise vastuse või korrektse vastuse nagu võlgu. Igal juhul tegemist oli vajas aktsiate tagasiost, vajas üldkoosoleku otsust ja üldkoosolek selle otsusega tegi. Nii et ma arvan, siin on nagu korrektne. Ei, ma arvan, et äriseadustega mõttes küllap ta nii on korrektne, selle ma arvan, kahtlegi. Küsimus lihtsalt on, et siin on nüüd valitsuse poliitika küsimuses, eks ole, et on valitsuse otsus, ministri otsus, alluv otsus, et siin on nii-öelda teatud dissonants, et esimest korda otsustas valitsus, teist korda otsustas uuesti müüa ja nüüd korraga üldkoosoleku tasemel pööratakse see otsus tagasi. See tekitas minust küsimuse, aga ma ei sunnigi teid siin vastama, see oli siis toona siis, ma saan aru, valitsuse liikme enda otsus, kui ta sellise valiku langetas. Aga selge, ma tänan kõike osalemast ja see oli, ma arvan, õpetlik ja hariv. Aitäh! Aitäh! Nägemist!